Ma jagan oma pimeruumi kogemust. Mina olen käinud pimeruumis 2 korda ja need on olnud täiesti erinevad. Esimene kord oli aastal 2018 umbes. Olin siis värskelt hakanud iseennast otsima. Et olin sellise nagu tantra kursusel ja sealt siis räägiti, et on selline lahe võimalus, et pimeruum. Et kõrvad hakkasid kohe nagu liikuma ja ma kindlasti tahtsin seal ära käia. Ja ma mäletan, et alguses oli hästi suur hirm ja see oli peamiselt sellepärast, et ma kartsin, et ma suren nälga. Et mitte otseselt ei suren nälga, et ma võin ju sealt välja tulla, aga reaalselt ma ei saa selle söögi tegemisega hakkama seal. Et varusin siis omale igasuguseid asju, pigem rohkem, erinevaid kiirnuudleid ja mingit moosi ja putru ja pähkleid ja puuvilju ja et kõiki selliseid asju, mida siis saab üksi pimedas nagu teha. Ja mäletan jah, et selline hirm nagu ikkagi ära ei kadunud. Et kuidas ma ikkagi saan seal pimedas ja kohale jõudes tegelikult see ei olnud nagu nii hull. Et sõin nagu täitsa normaalselt. Et õppisin päris kiirelt nagu selgeks selle, et mismoodi seda sööki seal teha siis saab. Et tegelikult asi ei olnud nii hull jah. Ja mis sellest esimesest korrast siis meelde on jäänud, on siis see, et ma magasin hästi palju. Sisuliselt sõin ja magasin. Et umbes, ma arvan, et mingi 3 päeva oli küll sellist, et ma sisuliselt muud ei teinudki nagu. Ärkasin üles, käisin vetsus, sõin midagi ja jälle magasin siis nagu. No muidugi seda ei teadnud, et on siis päev või on öö, aga mingisugune aimdus nagu oli, et kuidagi, et mingid pikad unenäod olid või pikad uned, et ilmselt oli siis öö, midagi sellist. Et hirmu kui sellist mul ei olnud seal. Et põhiline teema oli nagu igavus. Et ma nagu, ma ei osanud seal mitte midagi teha. Et ma olin siis nagu värskelt nagu sellise enesearengu teel seal ja mõtlesin, et nüüd pimeruumis ma hakkan tegema joogat. Et mul oli joogamatt ilusti kaasas. Aga kui ma päriselt seda nagu tegema hakkasin, siis mingi asi nagu takistas. Et ma ei saanud seda teha. Et mingit keeldu ja midagi ei ole, aga lihtsalt ei saa teha. Lihtsalt see on nagu ebamugav või ebameeldiv kuidagi. Ja siis ma ei teinud. Et põhiline aeg mul siis kuluski nagu lihtsalt olemise peale ja enda elu üle järgi mõtlemise peale ja kogu aeg ootasin, et keegi tuleks mulle juba järgi. Et ma lootsin, et ma olen oma aja arvestusega nii pange pannud, et tegelikult nüüd kohe tuleb keegi järgi. Mingi selline loogika oli. Et ma nagu tegelikult ei tahtnud olla seal. Aga siis ma kuidagi banaanide järgi enam-vähem arvasin, et ma olen tegelikult päris kaua juba olnud. Et nüüd, kui ma nagu läksin sinna, siis ma ostsin nagu spetsiaalselt natukene selliseid tooremaid. Et nüüd, kui ikkagi mingi peaaegu nädal möödas on, siis nad muutuvad selliseks pehmeks. Ja selle järgi ma siis nagu arvestasin, et nüüd varsti ma peaks hakkama siit nagu minema saama. Et jah. Aga selline igatsus nagu ära ei kadunud kordagi, et mul on nagu nii hea olla, et ma võiksin siin nagu pikalt olla nagu. Et ikkagi, ma tahtsin seda kogemust, tunda midagi, et räägitakse erinevaid jutte, et kuidagi mingid nägemused tulevad paremini ja ma ei mäleta ausalt, et mul oleks nagu tol hetkel olnud neid nagu selliselt. Et vähemalt sel korral ei olnud. Aga kui mulle siis nagu järgi tuldi, siis tegelikult enam-vähem ma teadsin seda päeva. Et ma teadsin, et nüüd see peaks nagu tulema. Et mingisugune süsteem minus ei jooksnud nagu niimoodi kokku, et ma ei tea, kui mitu päeva ma siin tegelikult olnud olen.
et ma küll kogu aeg ootasin, et mulle tuldaks järgi, aga reaalselt ma tegelikult teadsin, et just nende pikkade unede järgi kuidagi siis. Et jah. Ja mis selle juures nagu oli selline võib-olla teistmoodi või oli see, et seksuaalsus muutus nagu, et kuidagi keha sai sellist nagu puhkust, nagu päris puhkust iseendaga siis. Et siis kuidagi soov seksida nagu tõusis oluliselt nagu ka seal pimeruumis olles nagu. Ja järgmine päev siis, kui ma välja sain, või mitte järgmine päev, vaid siis, kui ma sain välja ja ma jäin nagu siis nagu uuesti nagu peaksin nagu magama jääma, nagu nüüd juba siis pimeruumist väljas, siis oli mingi kummaline koht, et ma nagu ei saanudki nagu magada. Et ma olin justkui harjunud totaalse pimedusega ja nüüd, kui väljas enam nii pime ei ole, et siis ma nagu, keha ei saa nagu aru, et mida ma nüüd siis nagu tegema pean või. Et selline oli siis see esimene kord. Et olin siis 7 päeva ja lihtsalt nagu puhkus, see oli minu jaoks puhkus. Et midagi ma siis seal ei teinud erilist. Aga huvitavaks läks siis juba, ütleme, et paar aastat hiljem. Et ma täpselt ei mäleta enam, et oli see paar aastat või aasta või. Et siis ma suhtlesin nagu sellise inimesega nagu Lehtse Valve ja tegelesin nagu väga tõsiselt mingisuguste praktikatega juba. Ja siis ma tundsin enne suvist pööripäeva, et ma pean sinna minema nüüd uuesti. Ja ma täpselt ei mäleta, et kas ma ise tahtsin või ei olnud muud varianti, aga ma olin seal 3 päeva. Et oli väga tugev tunne, et tol ajal minu suur sõber siis see Lehtse Valve küll ütles, et sul ei ole vaja minna sinna praegu. Et see ei ole see, aga mingi osa minust siis tundis, et on vaja. Ja see oli siis nagu hoopis teistsugune. Et ma justkui juba teadsin, mis seal on. Ja ma sisuliselt läksin nagu tööle sinna. Et tol hetkel, kui ma siis nagu olin siis seal, siis ma tundsin, et ma pean ise ennast puhastama nagu hästi korralikult. Et ma sisuliselt kõik need 3 päeva nagu skännisin oma keha ja puhastasin siis midagi. Ehk siis ma sisuliselt nagu läksin tööle sinna. Et nagu täiesti erinev sellest, mis oli siis see esimene kord. Ja see oli küll see kord, et ma hakkasin nägema nagu mingeid nägemusi, mis olid nagu üliteravad. Et ma justkui ärkasin siis üles, ma ei saanudki aru, et oli see uni või nägemus või mis asi see oli. Aga ta oli nagu üliterav. Ja siis tekkisid mingid hirmud kohe. Et äkki ma puudutan nagu mingit liiga, midagi ohtlikku või. Et Valve ka ikkagi minu jaoks autoriteet ja ütles, et ära ikkagi mine ja et miks ma ikkagi tulin siia ja äkki läksin millegagi ja tegin midagi nagu siis läksin liiga kaugele. Aga jah, põhimõtteliselt nagu skännisin ennast seal kogu aeg, tegin tööd ja mäletan sellist kohta, et kui ma olin nagu siis seljaga ruumi poole kuidagi, tegin näiteks süüa, et siis ma tahtsin seda ruumi kogu aeg kontrollida selja taga. Et isegi kui ma tean, et ma olen üksi seal, et mul on nagu ebamugav olla, kui mu selga keegi ei turva. Ehk siis ma pean olema nagu kogu aeg valvel nagu, ka isegi sellises ruumis, kus tegelikult ei ole mitte kedagi. Et sellise koha avastasin. Et see iseenda selline kontrolli vajadus nagu. Et jah. Ja see oli nagu, natuke keerulisem oli. Et ma sellist nagu pikemat aega nagu ei olnud seal, aga ka see 3 päeva oli kuidagi nagu raske. Et just need hirmud ja ma tundsin, et see pime ruum kuidagi ei ole nagu midagi erilist sellist.
et ta pigem nagu ongi see, et mis mina nagu ise olen. Et kui ma esimesel korral ei olnud nagu noh, nagu justkui enesearengu teel mitte kuskil, siis ma saingi kogemuseks sisuliselt nagu puhkuse ja väga suure igavuse nagu. Aga nüüd, kui ma juba olin nagu midagi teinud endaga, nagu justkui sukeldunud kuskile, et siis ma justkui avasin endas siis midagi seal nagu hoopis teistsugust. Ja samas, kui ma olin nagu vähem aega. Ehk siis pime ruum on üks, aga mina olen lihtsalt teine. Et tegelesin siis nüüd oma hirmudega seal ja tol ajal ma sain nagu mantraid lugeda. Seal oli ka üks siuke tool, kus nendele sisemaailma rännakutele vahelduseks ma lihtsalt lugesin mantraid siis mala pealt. Shiva mantrat mingi 108 korda. Ma ei kujutagi ette, kui palju, igal juhul palju. Et jah. Aga sealt, kui ma nagu välja tulin, tundsin siukest nagu pettumust või ma ei tea, kuidagi väga kummaline oli. Et ma pidasin ennast nagu siis mingiks, ma ei tea, mingi ülitüübiks vist või midagi sellist. Et mul teksid mingid hirmud seal. Et kuidas see nagu nii on. Et siuke pettumus oli jah. Ja ma mäletan sellist kohta, et kui ma nagu istusin seal toolis ja mõtlesin, et aga kui minu elu olekski nagu selline, et mul ei oleks mitte kedagi mitte kuskil ümber ringi. Et ma olen nagu mõelnud, et mulle meeldib joogat teha mingit, lugeda mantraid ja olla nagu mingi koopamees. Et kas see päriselt oleks ka siis realistlik, et ma oleksin kuskil koopas siis üksi või? Et sellised mõtted tulid seal pimedas peale. Ja siis saan aru, et tegelikult ei ole. Et ma ikkagi vajan mingisugust keskkonda. Et niimoodi üksi see oleks ikka nagu väga-väga raske. Et lihtsalt aus tunnistus endale, et ma ei ole sellises kohas lihtsalt praegu. Ja kui ma sealt siis välja sain, jättes selle pettumuse kõrvale, siis esimene kohtumine Valvega oli siis see, et ta ütles mulle, et sa käisid põrgu ees ruumis. Et ma ei saanud aru, mida ta sellega mõtles. Ja ta nagu, tol ajal me nagu aitasime üksteist, tegime teatud mõttes koostööd. Ja ta nagu sisuliselt ilma minu luba küsimata nagu ütles, et ta nagu vaatas mind seal, et ta justkui hoidis siis. Et mida ta sellega mõtles, ma täpselt ei tea. Aga niimoodi ta jah kirjeldas, et see oli põrgu ees ruum. Aga jah, ma tundsin hästi tugevalt, et mul on vaja minna sinna. Ja nii oli. Et need on siis minu 2 kogemust, 2 täiesti erinevat. Ja minu jaoks on see loogika see, et mina muutun, ruum on sama, aga mina muutun. Et sellist asja ma tahtsin sulle jagada siin. Nii et kõike head.